Niimoodi kõlab tuntud Ungari muusikat Saardas. Ungarimaalt tuli aga tagasi ka tuntud spordimees Sülo Kuusk Jõgevamaalt Palamuselt ja käes koguni 3 medalit ja palju neid siis kuldasid on? Kuldasid on mul nüüd teenitud 13 ja neid hõbe- ja pronksmedaleid peaks olema 10 ringis mõlemaid. 10 ringis. Ja Ungaris olid siis Ungaris toimusid mis võistlused? Maailma meistrivõistlused, tänavuse aasta maailma meistrivõistlused. Kohal oli 32 riiki 450 võistlejaga. No kaugematest maadest oli kohal India esindaja, Austraaliast olid kohal sportlased, Kanadast ja USA-st olid sportlased. No siis Kasahstanist oli võistlejad, Ukraina, Venemaa, naabreid soomlasi ei olnud ja rootslasi ei olnud millegipärast. Ja üldiselt sõit Budapesti läks hästi. Oma autoga sõitsime siis Riia lennujaama ja hommiku veerand 7 lendas siis lennuk välja vahemaandumisega Varssavisse. Ja sõit läks hästi, ilm küll öösti sõites Riiga oli vihmane, aga lõuna poole taevas selgines ja oli ilusad ilmad, päiksepaistised ilmad, vihma ei sadanud. Ja võistlused toimusid siis Budapestis, elasime ühes suures hotellis Helia ja võistlus toimus 2-3 kilomeetri kaugusel, oli hästi suur spordihall, kus oli värapalli saalis. Esimesed 1,5 päeva siis olin kohtunik ja siis 23. ehk pühapäeval oli siis võistlused veteranidele ka ja Eestist esindas siis 5-liikmeline võistkond, sealhulgas siis 4 veterani ja 1 professionaalne sportlane. Ja see professionaalne sportlane oli Tartust, Kuldar Kark, kes tuli pikas tõukamises Eesti rekordiga 4. kohale. Et pronksmedalist jäi ainult 2 tõstet jäi puudu. Aga räägime nüüd teie medalitest, need 2 kuldmedalit. Mille eest nad tulid, palju tuli seda nüüd rebida või tõsta või kuidas sangpomi keeles öelda? Ja esimene ala oli tõukamine. Vaatamata mul on selle traumale 31 tõstet tegin ja rebisin siis 229. Nii et siis rebimises oli eraldi medal mulle ja siis tõukamise ja rebimise summa kokku andis siis mul 2 võistluse võidu ka. No need medalid on saadud ju mitmetest riikidest. Kas näiteks Ungari medalid on millegipärast erilised? No võib-olla erilised on nad selle poolest, et tulid, trauma ei ole veel nagu üle läinud, et oli nagu traumaga võistlemine. Ei, ma mõtlesin medali välimust siin küll. Välimused, nad on mis siin peal on? Siin on siis peal maailma meistrivõistlused veteranidel Budapest ja teisele pool on siis Rahvusvaheline Sangpoispordiliidu logo. Selline ongi see logo siis. Ja eks iga medal on omamoodi, nagu ma ütlen siis, kallis, sest ta on ikkagi läbi raske töö on ta saadud ja nii ka seekord siis. Kui tugev konkurents oli? Kokku oli minu vanusegrupis oli 5 võistlejat üldse. Eks viirus teeb oma töö ja vahendid ei ole. Elu on ju igal pool kallimaks läinud ja eks vahendite puudus on, rahaliste vahendite taha jääb ikka enamuses. Sest meil tuleb ju maksta ka osavõtutasu. See on iga ala on 70 euri, litsents on 60 euri ja elamine ja
ja toitlustamine, nende eest pead ise hoolt kandma. Et ega ja lennupilet näiteks on 162 euri Riiast Budapesti ja tagasi. No ja oma autoga sõida ka veel üle 600 kilomeetri maha, nii et ta on küllaltki kulukas, jah. Kas oli ka niimoodi, et viimase minutini teadmata, et kas saab üldse minna või ei saa? No teadmatust ikka oli, sest me pidevalt suhtlesime ka Rahvusvahelise Sangpoolspordiliidu presidendiga ja tema julgustas, et kindlasti nad toimuvad. No ja muidugi, eks me ise hoolitseme ka selle eest, et maski kanda ja need asjad olid nagu elementaarsed. Aga üldiselt ungarlased ise ei kanna maski. Ei oska ütelda, kui suur see nakatumine neil ööpäevas on, aga linnapildis väga vähestel on ees. Ja võistlus läks hästi, probleeme ei olnud ja meie 4-liikmeline võistkond võitis siis, kas 2-3, maksimum oli 5 medalit. Me võitsime kokku siis 10 või veel rohkem, 15 medalit või 16 siis. Kokku Eesti võistkond, jah. Ja võistkondlikus arvestuses tulime 3. kohale Kasahstani, Vene Föderatsiooni ja siis olimegi meie. Ja et väga hästi läks, jah. Millised muljed jäid Ungarimaast? No väga head muljed. Eriti mis silma torkab, on liikluskultuur on kõrge. Lastakse, kui vaja on, kohe peatutakse, lastakse sind üle tee ja sellist haalitsemist ei olnud küll. Väga hea mulje, et inimesed on lahked, kui midagi vaja on, siis kohe püütakse aidata, aga ungari keelt me ei oska ju. Ja siis mina sain oma saksa keelega hakkama küll. Nii et väga head muljed ja muidugi ilmad olid soojad kuni 20 kraadi, aga samal päeva hommikul, kui me ära lendasime tagasi, öössi oli juba -3 kraadi, hall oli maas ja autoklaasid olid jäätunud, et oli esimene öökülm oli niisugune tugevam. Alles vara sügis oli, puud on lehes veel kergelt kollased ja no ja mida veel öelda. Kuidas toidud olid? Toit, hommikusöök oli, hotellis oli meil tasuta ja toit oli väga head toidud olid, ei, mitte pretensioone ei ole. Kui siis poeski käisid, siis toiduained on palju odavamad kui meil. No näiteks isegi kui rääkida alkoholist, siis näiteks 0,7 viski maksab 5,80 €. Nii et meil on 0,7 vähemalt 12 eurot või 13 isegi ja veel rohkem. Et siis seal on praktiliselt poole odavam alkohol. Aga sellised purjutajaid küll kuskil näha ei olnud. Ja kõike oli saada. Toiduained, poed täis, valiku suur. No võib-olla mis natukene nagu nukraks tegi, oli, et teede olukord ei ole just kõige parem linnas. Palju on, ütleme, asfaldis on küllaltki palju auke ja selline kehvapoolne. See vast oli, mis nagu meeleärmi tegi. Aga mis natuke panen kirja.